No ärevat stiili kindlasti iseloomustab peamiselt see, et ta kardab siis partnerist ilma jääda. Ja see Kas see armukadedus läheb ka sinna alla või? läheb armukadedus, enda võrdlemine, selline nagu ongi see provokatiivne käitumine just, et ma üritan kuidagi nii kaua nokkida nii-öelda inimesest välja, kuni ta mulle kinnitab, et ei, sa oled ainus ja ma armastan sind ja sa oled mulle kõige tähtsam ja lihtsalt selle juures kõige kurvemus ongi see, et isegi kui sa selle välja saad sellelt inimeselt, ega sa ise ei usu seda. Et see ongi nagu selline lõputu luup nagu, mis käib. Ja ärevat stiili, kui see on nagu peamine stiil, siis seda iseloomustabki see, et kõige suurem hirm on jääda temast ilma. Et kõik see maailm käib ainult partneri ümber, mul ei ole oma elu, mul ei ole oma hobisid, mul ei ole oma tööd, mul on endast ükskõik, peaasi, et kõik teemad, kõik asjad, mida ma sõbrannadega räägin, kõik asjad, kõik alati viivad sinna, et see partner, tema käitumine, see analüüsimine, see kõik nagu see suhe nagu elu tähtis, et kui mul nüüd see ära kukub, siis ma nagu ei saa edasi elada enam. Ja kõik on nii valus ja dramaatiline ja kohe siuke nähtav ja uste paugutamine ja suured emotsioonid. Et see näitabki seda, et on aktiveerunud just need ärevamad mustrid. Siis vältiv on nüüd hästi pikalt ja laialt räägitud ja ka mõistetud igatepidi, et ärevate puhul on ka see, mis oli ka minu puhul, et kui mul olid ärevad mustrid siis aktiivsed, oli see, et ma nägin seda, tõmbasin ligi ja nägin neid vältivama mustriga inimesi rohkem. Ja, aga miks see nagu nii juhtub, ongi ju see ka, et see ärev ju tahab seda kinnitust saada ja seda välja kuidagi provotseerida ja see tegelikkuses ka teine inimene tunnetab, on ta siis vältiv või turvaline, ta ikkagi tunnetab, et see on tema jaoks ebameeldiv, et inimene nii käitub, ta tõmbubki endasse. Ja see nagu ta siis trigerdab seda ärevat veel rohkem. Aga vältiva puhul on see, et mina olen siis kahjuks on olnud au seda kogeda, et minus on mõlemad mustrid. Ja vältiv tegelikult on see, et nad ei ole mingid koletised, nad ei ole halvad inimesed, lihtsalt nende jaoks on igasugune lähedus täiesti nagu võõras asi. See tähendabki seda, et mind lapsepõlves ei kallistatud, ei olnud mingit füüsilist lähedust. Füüsiline lähedus oli seotud rõvedate vägivaldsete asjadega, kui ma üldse seda nägin, on ju, siis ei olnud ka mingid emotsionaalset toetust, emotsionaalset lähedust, mis tähendabki, et tuligi ise kõigega hakkama saada, olid kurb, nutsid üksinda kuskil nurgas, olid rõõmus, on ju, rõõmustasid üksinda, et kõikides nendes kogemustes, mis on tavaliselt perekonnas seotud sellega, et kui ma ei tea, lapsed lõpetavad kooli või teevad midagi, siis ikka pere rõõmustab, elab kaasa, on ju, siis vältival inimesel neid asju ei ole olnud. Et tema elu on olnud põhimõtteliselt nagu üksinda võitlus, et üldse ellu jääda ja juba väga pisikesest peale. Ja palju eneseohverdamist on ju, et ongi, et kui ma üldse midagi sain, siis ma saingi selle arvelt, et see kuidagi manipuleeriti hiljem nagu minu käest tagasi kuidagi väga valusalt, on ju. Ja see, kui keha jaoks on midagi uut, siis on jällegi lööb häiresse, on ju, sest keha on nii ehitatud, et meie närvisüsteem läheb uute asjade peale häiresse. Ja ka lähedus, nii uskumatu, kui see mõnel inimesel ei tundu, ka lähedus võib olla kellegi jaoks täiesti nagu uus kogemus. Ja siis kaootiline ongi siis nii-öelda see ärev vältiv, mis ongi minul, et need mõlemad käivad nagu kordamööda, et see on tunnetuslikult, see tundub justkui nagu sa tahad nii väga, sa nii väga jahid, sa nii väga annad endast, sa pingutad tohutult ja kui sa selle kätte saad, siis saad nagu Et nagu ma ei suuda seda vastu võtta, ma nagu ei saa. Et see on, ma mõtlesin ka selle peale kodus, et enne siia tulekut, et nagu mis on kõige nagu tobedam asi, mida on pandud nagu vältimine mind tegema, on ju, läheduse vältimine, on see, et mu partner nagu kõigepealt oli see esimene asi, et ma ütlesin partnerile, et okei, et aga ma ei saa nagu sinuga kaisutada ja nii-öelda lähedust nautida, sellepärast, et ma nii kurnatud kogu aeg, ma nii väsinud kogu aeg. Just ütles, et okei, aga ma saan ju sind aidata, on ju, et ma siis võtan need asjad enda peale, ma siin tegelen beebiga, on ju. Ja siis ta võttis ja siis mul tekkiski nagu selline päev, kus ma tegelikult oleks saanud lihtsalt puhata, lihtsalt olla, et siis õhtul nagu on jõudu, energiat, on ju, kui tuleb partner koju, saame kaisutada värki. Ja siis mida mina tegin, ja see ei olnud nagu teadlik, et ma lähen ja teen seda, ma hakkasin lihtsalt lambis seda tegema. Need köögil on need alusliistud seal, nagu köögimööblil, ma läksin neid nagu lapiga puhastama. Ja nagu tegin igast mingisugused, ma ei tea, põrandaliiste puhastasin ja nagu tegin kõike selleks, et ma oleks õhtul kurnatud, et mul oleks siis nagu näiteks vabandus sellele, et ma ei, sorry, ma ei jaksa tänavata. Et näiteks see on üks viis, kuidas
nii-öelda vältimine väljendub, et sa paned oma ajagraafiku nii täis, et sa oled lihtsalt füüsiliselt nii läbi, et saadki öelda nagu ei, sorry. Mis see lahendus on siis? Partner peaks tõmbama piiri, ütlema, et kuule, mulle see ei sobi või sa peaks ise aru saama sellest, et kuule, et tead, see on ikka jube veider, mida ma teen. Kindlasti partneri piirid aitavad tegelikult, et see on natuke ka selline, ma tean, et äreva mustri aktiveerumisel on raske neid piire panna, sest sulle tundub, sa tunned süüdi ennast, kui sa midagi välja ütled, on ju, tahad oma piire panna, et ei taha ju teisele kuidagi haiget teha ja nii edasi, tundubki, et need piirid on nagu isekad, vaata. Aga tegelikult mina ütlen ausalt, et kellel on mingi mure vältivate partneritega, et piirid on ainsad asjad, mis aitavad tegelikult. Ja need aitavad seda inimest ka, kui ta on valmis vastu võtma neid. Et selles suhtes mina olen nagu alati olnud arengule suunatud, ma alati tahan paremini, ma ei taha oma partnerile haiget teha ja mind tema piirid aitavad ja ma olen talle seda öelnud ka. Ja mida rohkem tema paneb mulle piire, ütleb, kuule, see ei ole okei, vaata, et sa teed neid asju, miks sa teed neid, et neid ei ole ju vaja. Ja siis ma hakkasin mõtlema ka tõepoolest, miks ma teen selliseid asju. Ja ikkagi see ka, et ta ei esita mulle nagu mingid ultimaatumid, et nagu üks või teine või ma ei tea, ma jätan su maha muidu või ma ei tea, otsin uue naise. Aga ta on mulle ikkagi selgelt mõista andnud, et lähedus, füüsiline lähedus on tema jaoks oluline, temal ei ole sellega nagu mingid traumas ja probleeme ja see on nagu suhtes tema jaoks oluline, tahab seda partneriga kogeda ja kui see on miski, mida mina ei suuda endas korda teha, siis me peamegi maha istuma ja vaatama, kuidas me edasi läheme, sest ta ei pea ka ju ennast alla suruma selleks, et mina siis saaksin oma selles vältivas mustris nii-öelda siis mugavalt edasi elada, on ju. Jah, päris see mõttes, et see kommunikatsiooni osa, mis enne mainisid ka, see on ka oma ette kunst, et kuidas kuidas serveerida neid nii-öelda piire, millest üle sõidetakse, millest partner üle sõidab niimoodi, et see siis ei ole teist nagu laastav või häiriv, või valutegev või omakorda kaitsesse või õigustamisse või omakorda äkki ründamisse nagu kiskuv. Et me ju kõik oleme kogenud seda, mina ise ka mingite teemadega oma suhtes, aga sa mainisid ka head asja, et inimesed, kes kuulavad võib-olla siin ja kellel on probleemsed suhted või kellel ei ole veel probleemsed suhted või kellel pole üldse suhet, et siis mõtlevad, et see ideaalne partner, et nendega ei ole probleeme. Ikka on mingi probleemid, aga nad ei ole sellised nagu üle võllid seotud raamad, vaid nad on mingid asjad, mis vajavad nagu läbirääkimist ja nagu lahenduse leidmist, aga seal ongi see koht, et ka mina täna oma selles, ma nimetan ideaalses suhtes, on hetki, kus tunned nagu, et ma ei tea, kuidas ma seda, kuidas ma ütlen seda, ma näen, et sa lähed kaitsesse, on ju. Mina lähen närvi, ma näen, ma trigerdun, et kuidas ma nagu siis seda rahulikult niimoodi selgitan, et ta saab must aru ja samas, et ta kuulaks ja samas pean ka mina kuulama, mida tema üritab öelda mulle. Ja kui ta ei oska seda mulle öelda, siis ma pean hakkama aru saama, kuidas talt see välja saada, niimoodi ma saaks aru, mida ta tahab mulle öelda. Sest et ja see kommunikatsioon on päris raske koht, et küsisin su käest enne ka, et mida sa oskad nagu, mis on see probleem, mis on tuumprobleem või siuke suurim probleem, mis suhetes tavaliselt on, mis sa märkad enne, sa ütlesid kommunikatsiooni oskus või suhtlemisoskus. Mina ise olen ka nagu seda meelt, et kui üldse nagu tugevat suhet ehitada, siis oma kogemusele tuginedes ma ütleks ka, et suurimaid tööriistu või nagu eduvõtmeid on ikkagi kommunikatsiooni oskus mõlemapoolselt. Sest mulle lihtsalt tundub, et täna, ma võin eksida, aga mulle tundub, et väga paljud paarid ei vestle üldse oma vahel. Ja nad ei jõuagi tegelikult vajadusteni, sellepärast, et see kaklus tuleb või see võitlus tuleb juba enne, vaata, see kaitsesse minek ja see õigustamine, et nagu sa ütlesid ka, et vahel nagu käid natuke kikivarukil, mõtled, et okei, et kuidas ma nüüd talle seda ütlen niimoodi, et ta seda nagu valesti ei tõlgendaks või vastu võtaks õigesti, on ju, nii nagu sina seda mõtled. Et ei taha ju haiget teha, on ju. Aga lõpuni tegelikult ega siis ei saa ka lõpuni käia kikivarukil. Selles mõttes, et see on nagu asi, mida ma olen nüüd hiljuti õppinud enda suhtes, et vahel tuleb ka endale lihtsalt kindlaks jääda. Ja usaldada, et kui partner ikkagi sa annad talle vaba valiku, on ju, ja kui ta nüüd oma peas natuke mõtleb selle üle järgi, kas ta siis leiab enda seest üles selle enda vastutuse koha ka. Et mida ma sellel mõtlen ongi see, et ma ise muidugi ka juhendan neid turvalisemaid siis kommunikatsiooniviise, et on viise, kuidas me saame nagu läheneda nii, et kohe inimene ei lähe kaitsesse, on ju. Aga lõpuni siis need sõnade nagu mingisse teatud ritta ladumine ka ei toimi. Selles mõttes, et ikkagi kui sa võid öelda inimesele nagu nii ilusti, kui vähegi võimalik
ja nii nagu empaatiliselt ja nii hästi. Aga kui tema ei ole valmis enda sees selle probleemiga tegelema ja seda vastu võtma, siis ta leiab kõik võimalikud vabandused, miks ta ei saa seda teha ja miks see temaga juhtub ja miks nagu, vabandused selles mõttes, mida halvas mõttes, aga lihtsalt ta aju hakkab juba ise tootma, et kuule, et aga ma ei saa, ma olen väsinud ja ma ei saa ja see on ja mul on nii palju seda. Et jah, et sellisel puhul näiteks minul on aidanud lihtsalt ongi piiridele kindlaks jäämine ja usaldamine, et kui partner mind piisavalt väärtustab, siis ta tuleb nagu nendes kohtades vastu, mis mulle haiget teevad, nii nagu siis minu mehe poolt see läheduse teema, kui on meil näiteks olnud mingite kokkulepetega, et teeme mingi kokkuleppe, see läheb lohisema näiteks partneri poolt, on ju, ja kui ma räägin sellest uuesti, ta ütleb okei, ta läheb ka kaitsesse tihti, on ju, ütleb, miks ta ei saanud seda kokkulepet pidada ja nii edasi, on ju, ja sellises probleemis ongi mind aidanud see, et ma lihtsalt jäängi endale kindlaks, et jah, ma võin ju mõista kõiki neid põhjuseid, miks sa ei saanud seda teha. Aga see ei muuda fakti, et see on tegemata ja kui mingi asi on näiteks tegemata, siis ilmselgelt see ju liigub kellegile, kes selle ära teeb ja tihti olen see lõpuks mina, on ju. Ja ma ütlesingi nagu seda, et üleüldiselt on ju paari suhtes mina soovin, et oleks võrdne vastutus nendes kohtades ja ma näen, et siin on nagu vastutuse mure, mitte ei ole nagu ajaprobleem või unustamine või mis iganes, on ju. Ja siis ma läksin magamistuppa ja enda sees hakkas see ärevus ketrama, et täitsa pekkis, mis ma nüüd tegin. Nüüd ma panin selle kanna maha, nüüd ma ütlesin, nüüd me lähme lahku raudselt, on ju. Et tema istub seal toas ja nüüd mina olen siin ja mis ma teen. Ja siis ma nagu täiesti ketrasingi sinna maani, et ma hakkasin täiesti nutma ja siis ma hakkasin nagu ennast rahustama, et kuule, lõpeta, et kas sa tahad olla terve elu sellises suhtes, kus sina kõike kannad. Nagu mingisugust emotsionaalset vastutust või mingit füüsilist vastutust ja ma sain üsna kiirelt et vastus, et ei taha. Ja siis mul tekkiski nagu see sisekõne endaga selline, et kuule, sa oled väärt seda, see on kõik hästi. Lihtsalt lase tal olla, las see asi praegu olla, on ju. Et anna talle aega natuke usalda, proovi usaldada oma partnerit. Ja ei läinud kaua mööda, paar tundi ja siis partner tuli ise ja siis rääkis mulle sellest, et miks tal on nii raske võtta mingites asjades vastutust. Ja jagas oma hirme ja jagas mingid kogemusi lapsepõlvest ja mingid nagu valusaid kogemusi. Ja siis me jälle istusime seal, rääksime nendest, ta avas ennast mulle ja siis me kallistasime jälle, nutsime seal koos ja siis need tegi jälle meid tugevamaks ja mina sain ka ju oma nagu mure lahendatud, on ju. Et aga selleni viiski usaldus, et kui ma nüüd oleks käinud teda torkimas seal, ma ei tea, iga 2 minuti tagant, et oled välja mõelda, hakkad nüüd lubadustest kinni pidama või ma ei tea, on ju. Siis tõenäoliselt seda ei oleks juhtunud, et ta oleks tulnud minu juurde ise. Et ta oleks nagu lukku tõmmanud veel rohkem, vaata. Asjatu survestamine. Jah. Okei. Inimesed käivad iga pool. Individuaalselt käiakse terapeutide juures ja ma ei tea, kuulatakse podcast enne ja mina ju toodan sisu, inimesed kuulavad, vaatavad ja raamatuid on nii palju, et lihtsalt kes ei jõua ära lugeda, infot on nii palju lihtsalt täna, et me ei jõua seda enam ära tarpida. Ja paari suhtes ka käiakse ju paari terapeutide juures ja mingite pereteraapias ja kus iganes veel. Aga sina arvad, miks need ei aita? Sest et on ju hulgalised näiteid, kus käiakse aastakümneid, mitte sittegi muuta. No täna ma näen seda jällegi, mitte kellegi kohta ma ei taha öelda midagi halvasti, ma mõistan seda, miks ei muutu, on ju, sest ma olen ise ka seal olnud, aga mida ma näen on see, et see teadmised ja need tarkused ja need praktikad isegi, et mõni inimene ju täitsa annabki praktikaid sulle, täitsa tasuta netist ja siin podcastides jagatakse oma praktikaid ja nippe, on ju. Aga see kõik on nagu justkui selline nagu kulla kaevandamine. Et sa sealt kaevad, see on nii põnev, sa saad jälle uue taipamise, nagu, vaata, ma sain uue. Ja see kaevandamine iseenesest annab nagu nii palju seda heaolu tunnet, et mulle tundubki, et nagu ma olen muutunud, ma olen nagu nii teadlik ja kõik on hästi, on ju. Aga siis nendes olukordades, mis päriselt elus olulised on, nagu need konfliktid, nagu see hirmu olukord, nagu see piiride panemine, siis seal ikkagi ei rakendata neid päriselt, neid teadmisi. Ka seda näiteks, mida mina siin räägin võib-olla täna, et keegi kuulab, näed, jah, tal nii aitas, on ju, aga lihtsalt see teadmine, et see aitab, see ei anna midagi. See on see kuld, mille sa kogud sinna keldrisse
ja sa mõtled, et mul on nii palju nagu häid tarkuseid, nii palju kulda keldris, aga ise elad ikkagi sellises, seal keldri peal on siis niisugune lagunenud maja ja rotid jooksevad ringi, on ju, et sa ei rakenda. Et inimesed võtavad, võib-olla proovivad midagi rakendada ka, aga siis siis tuleb see probleem, et ei jääda piisavalt kauaks selle rakendamise juurde, et sa saaks kinnistuda, et saaks sealt uusi tulemusi tulla. Sest üks asi on ka see, et näiteks piiride panemisel on ju, sa proovid piiri panna, siis tekib see süütunne, nagu mina just kirjeldasin, et ma lähengi teise tuppa, ma hakkan ketrama ja siis ma hakkan kahtlema enda, siis ma lähen pehmendama ja siis ma lähen kas pehmendama või survestama või midagi tegema ja siis tegelikult seda tulemust ei tule, sellele tuleb anda aega. Tuleb anda aega, usaldust ja ka korduseid, sest kui näiteks hakata inimesele väljendama oma mingeid vajadusi ja tundeid ja ka panema siis mingeid piire, siis see teine inimene ei reageeri nendele kohe ju nagu, ei pruugi reageerida oodatult, ta võib isegi jahmuda, et nagu mis asja. Aga see ei tähenda seda, et see piir oli vale kuidagi. Et ongi see, et see esimene osa, ma näen, on inimestel päris hea, see osa, kus see teadlikkuse tõstmine ja see kaardistamine, eks ole. Aga siis ka teine osa juba, proovitakse, ma ei ütle, et üldse ei proovita, ikka proovitakse, ma ise ka proovisin siin nipet-näpet, on ju, võtad mingi nõuande, proovid, saad vastu vahtimist, litaki ei lähe nii, nagu ootasid ja kohe nagu annad alla, vaata. Ja siis, aga jääbki puudu siis ütleme see kinnistamise ja korduva rakendamise siis pool, kus sa siis tegelikult kinnistadki ja õpetad ise endale uuesti, et see on okei. Et meie keha lihtsalt töötab niimoodi, et sa pead võtma käe kõrvale, minema talle läbi kogemuse, näitama, et kuule, see on okei, ma ei sure ära, kui ma seda teen, seda uut asja. Et see lihtsalt ei juhtu sellest, et ma endale räägin, et kuule, mine tee, vaata. Et esinemisega samamoodi sa lähed lavale, sa ei räägi endale seda ärevust maha seal, sa pead minema lavale, siis reguleerid, rahustad selles olukorras, näitad oma kehale, näed, ma olen siin laval, ma räägin, minuga ei juhtu midagi. Ma jään elama. Ja see läheb kokku natuke selle kohaga nagu, tegelikult eraldi küsimus, kui millele sa vastasid, aga ma toon ikkagi selle tähelepanu, et see teadlik, et inimene võib olla väga teadlik, aga samal jätkata oma nende destruktiivsete mustritega, et enda kogemusest üks näide sulle tuua siia ja kuulete vaatajatele ka, et alles hiljuti lihtsalt tekkis nagu taipamine jälle, et teatud joogid, mida ma joon. Ma muidu nagu olen see mõttes üsnagi siuke tervislik inimene ja mingid üle võlli magusat nagu ei söö ja mingit jamaga väga ei tarbi ja aga millega on probleeme nii-öelda olnud või nagu selline koht, mis mind on häirinud ennast, on magusad joogid. Ja just Red Bull ja ütleme mingid nokod siuksed, mis on spetsiifilised, rikastavad kofeiini või mingite ainetega. Ja neid oled joonud ja neid tarbib peaaegu igapäevaselt. Ja neid on keha nii adapteerunud juba, see ei mõju enam, on tegelikult tekkinud juba sõltuvus sellele vormile. Ja siis ma alles hiljuti siin reaalselt vist 4-5 päeva tagasi just vestlusest nagu tekkis siuke huvitav nagu taipamine, et ma ju tean seda kõike, mida need ained sisaldavad, on ju. No miks ma siis neid joon? What's the point? Nagu, miks ma teen seda, kui ma tegelikult tean, kui kahjulik see on ja ma tegelikult tunnen ka füüsiliselt, kuidas ta mõjub kurgule ja tekitab mingid lima ja mingid vastikut tunnet ja tükitunnet kurku ja miks ma siis nagu teen seda? Ja siis ma ei tea, mingi klikk nagu käis ära, ma ei tea, kaua see kestab, aga see mõttes, et täna 5 päev ei ole neid ostnud ega tarbinud, aga ma märkan ennast poes ringi jalutades, sellel on soodukas. Ja mõistus ütleb mida? Kuule, soodukas on. Võta praegu, 2 tükkina. Mis üks ikka teeb sulle? Ja siis ma ei võta. Tegelikult on väga lihtne mitte võtta, väga lihtne tegelikult teha seda paremat valikut, aga mulle tundub, et seal on nagu selle taipamise ja päriselt ellu rakendamise juures sa rääkisid vundamendist ja keldrist ja pekkis olevast ja ülemisest korrusest, et seal on nagu, mulle tundub, et seal on nagu mingisugune vastutuse võtmise tasand, aga teistpidi on ka selline valiku küsimus, ja see valiku küsimus taga on omakorda veel tegelikult siuke nagu tahtejõud või toores, ma ei tea, enda piiramine või enda sundimine mõne mõttes, et sa pead, minul vähemalt on see nüüd, ma võiks ju võtta see poest sodukas ja tegelikult juba mõistus tegelikult ütleb, et mine võta, vaata, keha tegelikult ei küsi seda, ma tunnen, et mul tegelikult ei ole nagu sõltuvust ikkagi vist. Aga mõistusega rääkima, et kuule, aga tegelikult oleks ju nii mõnus juua seda. Mul on veel asju, mida juua, joo siis vett või midagi muud, mingit alternatiivi. Aga et ma
puhtalt suure tahtejõuga lihtsalt vaatan, teadvustan, et ahah, siin on soodukas, teadvustan, ma tegelikult tahaksin seda osta praegu, aga ma ütlesin, ma ei osta. Sest ma tahan näha, mis juhtub sellega, kas see tunne kaob ära siit, kui mõnda aega keha saab siis nii-öelda sellest ainest vabaks. Ja siis ma ei tee seda ostu ja lähen minema. Ja ma ei lähe nagu nuttes ära välja, et nagu käed ärised mõtlen, et oi pere, ma ei ostnud. Et see minul toimib see läbi sellised nagu toore tahtejõu, et ma ei ma keelan ennast. Tein kokkuleppe endaga, ma fucking lähe üles lihtsalt praegu. Vähemalt hetkel mitte, et näha, kas see töötab või töötab, kas asi on selles või ei ole. Ja võt see on nagu väga hea point, mille sa välja tõid, et toores tahtejõudu läheb ka vaja. Ja ma ütlen ausalt, et ega see päriselt see rakendamise ja kinnistamise protsess ei ole sugugi mugav. Sa tunned selle ajal ebamugavaid tundeid, tulebki tahtejõudu rakendada natukene, minu kogemusel. Aga ma ei näe, et tahtejõud oleks tegelikult probleem, sellepärast, et inimesed ju nendes kahjustavates mustritest jõle palju tahtejõudu rakendavad. Nui 4 ma panen ma ei tea, ennast valima, nui 4 ma teen neid asju. Et kui vaadata seda, kui palju mina ise ka tegelikult rakendasin oma meeletut nagu potentsiaali ja tahtejõudu selleks, et panna toimima midagi, mis ei toimi, siis mõtle, kui palju kasu ma saan, kui ma nüüd rakendan seda seal, mis toimib. Et see ongi see koht ka, kus sa tahtejõudu rakendad, et kui sa rakendad teda selleks, et toita seda kahjustavat mustrit või seda mingisugust enda hirmu ja ärevust, siis sa ju kasutad ka seda tahtejõudu. Et see nihe ära teha, siis sa hakkad juba ise ka seda tahtejõudu õiges kohas kasutama, nagu sina kasutasid väga õiges kohas, sa kasutasid seda enda toetamiseks. Ja see ongi nagu minu jaoks väga oluline ära mainida, et ongi ebamugav. Mustrite muutmine on ebamugav ja selle uue mustri valimine ja kinnistamine, et alguses on ebamugav, aga ta ei jää alati nii. Ühel hetkel sa näed, et ta läheb nagu juba natuke lihtsamaks, siis on ta täiesti loomulik lõpuks ja lõpuks ta hakkabki nagu juhtima kogu seda protsessi.